Neljapäev, 14. veebruar, sõbrapäev. See on hea moodus saada kokku sõpradega, õnnitleda neid ja koos äkki võtta ette üks väike lõuamängu õhtu. Siin on mõningad ideed, mida täna võiks veel võib-olla mängida. Nii, uutest asjadest. Homme peaks müügile tulema Magicu Guild Kitid, aga seoses väikese trükikogusega oleme praktiliselt kõik või täpsemalt juba kõik ära müünud ja mõned inimesed kahjuks jäävad ka juba ilma. Aga sellegi poolest Fury of Dracula, Dracula põgenemine läbi Euroopa, kus teda teised mängijad taga jäävad, on saanud 4. trüki ja on täiesti nii-öelda saadaval ja poes olemas. Feast of Odini, Norwegians, uus äge laiend, toob väga palju uusi elemente. Maailma üks parimaid mänge, Pandemic Legacy, ka taas saadaval. Sci-fi kampaaniad, Rise of Fenris. Saate proovida, kuidas on nii-öelda konkreetsed kampaaniaid võimalik ka selle mänguga mängida. Spellslinger Toolkit, Spellslinger Starter Kit ja Toolkit olemas. Arkham Horrorid, The Circle Undone tuli juurde juba. The Crypto, hästi äge mäng. Vitikultuur, Austraalia, paralleeluniversumis toimuv siuke zombid ja värgid tundub olevat. Mage Knighti Ultimate Edition koos kõikide laienditega üle tüki aja saadaval, kaua oodatud. Seven Wonders sai juurde laovarusid, Chronicles of Crime juba läbi müüdud ka, aga varsti äkki tuleb juurde. Lisaks hunnikus Ravnica Allegiance Boosterid Magicule, intropakke, Planeswalker pakke, kõike selliseid, natukene ka D&D täringuid, hästi erinevaid kahevärvilisi väiksemaid. Betrayal at the House on the Hill sai endale upgrade kiti, kus te saate natukene paremaid täringuid ja vingemaid tegelasi juurde võtta. Lords of Waterdeepi D&D, DM Screen, Vitikultuur, majandusvinge mäng. Nii et siin tegelikult sõbrapäevaks on päris korralikult valikut. Tulge läbi, äkki leiame veel midagi kaasa. Aitäh teile, tšau!